Lõpuks on Lähis-Idas toimunud tõeline läbimurre. Ameerika Ühendriigid ja Iisrael arutavad Iraani maismaa blokaadi. See on plaan, mis peaks suurendama majanduslikku survet Teheranile pärast seda, kui sõjaline kampaania tema vastu peatati. Asi on selles, et lisaks mereblokaadile püüavad USA ja Iisrael saavutada Iraani tõelist piiramist. Sealhulgas Iraagi, Türgi, Pakistani, Afganistani, Türkmenistan, Armeenia ja Aserbaidžaani poolt, kellega Iraan piirneb. Ja nüüd võis Ukraina rünnak Iraani laevale Kaspia merel olla alguseks Iraani sidemete blokeerimisele ka Venemaaga. Ja sõna otseses mõttes samal päeval teatas Trump teisest ajaloolisest läbimurdest. See on kokkulepe Hamasi võitlejatega täielikuks desarmeerimiseks Gaza sektoris. Siin on aga üks nüanss. Iisrael ise ei ole kinnitanud oma toetust sellele kokkuleppele ja vihjab, et vaevalt see ellu viiakse. Vaatame selles saates mõlemad lood üle, millist Iraani blokaadi ette valmistatakse ja miks Gaza sektori kokkulepe võib laguneda sama kiiresti, kui sellest täna teatas Donald Trump. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame neid mõlemaid teemasid, aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Alustan seda saadet Iraani blokaadi teemaga. Briti väljaande The Telegraph andmetel USA president Donald Trump ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kaaluvad teiste võimaluste hulgas Iraani maismaa blokaadi võimalust, mis on mõeldud suurendama majanduslikku survet Teheranile. Selle idee arutelu toimus Valges Majas 28. juulil, kus Trump ja Netanyahu rääkisid Iraanile surve suurendamisest Vene ja mittekinediliste vahenditega. Tuletan meelde, et just sel perioodil teatasid Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumis, et parem on Iraani survestada sanktsioonide ja blokaadiga, kui relvadega rünnata. Nende sõnul pole Iraanil niigi enam millegagi oma võitlejatele maksta. Seetõttu tuleb teha kõik, et Iraani majanduslik olukord muutuks veelgi halvemaks. Lisaks väidetakse, et Donald Trump arvab, et tema praegune strateegia Hormuzi väina blokeeringu lõpetamiseks on tupikusse jooksnud. Ja seoses sellega kaalub ta erinevaid eskalatsiooni võimalusi, mis võiksid sundida Teherani läbirääkimiste laua taha naasma. Maismaa blokaad sobiks hästi tema maksimaalse survestrateegiasse, mille eesmärk on Iraani majanduse õõnestamine ja millele eelnes mereline blokaad. Mida see maismaa blokaadi plaan täpselt ette näeb? Sest me peame endale ette kujutama, et blokaad merel, see on selge. Sõjalaevastik püüab blokeerida kõigi laevade sisenemist Iraani sadamatesse ja sealt väljumist. Ja enne seda pommitas Ameerika keskväejuhatus maksimaalselt Bandar Abbasi, et sadama tööd piirata ning pommitas Keshmi saart. Põhimõtteliselt on siin loogika arusaadav. Aga maismaa blokaad tähendab tegelikult terve riigi piiramist. Iraan on üsna suur ja tal on piir üsna paljude riikidega. Nii et see plaan nõuab USA-lt ja Iisraelilt survet mitte otse Iraanile avaldada, vaid Iraani naabritele ja tema piirkondlikele partneritele, et nad sulgeksid või tugevdaksid kontrolli piiripunktides. See piirab kaubavooge Iraani ja sealt välja. Aga siin on üks probleem. Kui me vaatame geograafiat, näeme, et Iraan piirneb Iraagi, Türgi, Pakistani, Afganistani ja Türkmenistaniga, Armeenia ja Aserbaidžaaniga, mis võivad piiride sulgemise otsuse korral sattuda Iraani vasturünnakute alla. Ja siis peavad USA ja Iisrael andma mingid garantiid, et Iraani blokaad see ei muutuks nende riikide jaoks liiga ohtlikuks. Maismaa blokaad võib olla suunatud võtmetähtsusega piiripunktidele nagu Incheburun ja Põhja-Siiraks, mis ühendavad Iraani ja Türkmenistaniga. Nagu siin katkeb väga tugevalt kaubandusahel ja sidemete ahel isegi näiteks Hiinaga. See tähendab, et see ei ole täielik blokaad, kuid maksimaalne kaubavoo piiramine. Samal ajal võivad potentsiaalseteks nõrkadeks lülideks selles ahelas saada Pakistan ja Iraak.
just sellepärast, et nad ei ole Ameerika Ühendriikide tihedad liitlased. Ja siin on oluline märkus, mille teeb väljaanne Telegraph ise. Iga riik, kes nõustub tegema koostööd maismaablokaadi küsimuses, riskib kogeda negatiivseid majanduslikke tagajärgi, kuna kaubandus Iraaniga väheneb. Seetõttu on see kõigile väga kallis. Ja see on kallis, ilmselt tuleb seda kuidagi kompenseerida ja riigid, kes sellega nõustuvad, hakkavad Trumpilt kompensatsiooni nõudma. Seetõttu ei välista eksperdid seda üldse. On tõenäoline, et teade maismaablokaadist on USA ja Iisraeli tähelepanu kõrvalejuhtimise manööver, mille eesmärk on varjata Teherani eest tegelikke ettevalmistatavaid samme, kuna USA jätkab sõjaliste jõudude koondamist piirkonda. Hästi informeeritud Iisraeli ametniku sõnul arutasid Valges Majas 28. juulil toimunud kohtumise osalejad selles sõjas edasiste tegevuste 3 varianti, mis puhkes uuesti juuli esimeses pooles pärast Iraani rünnakuid laevadele Hormuzi väinas. Nende hullas olid kokkuleppe saavutamine, mereblokaadi jätkamine ja rünnakute taas alustamine. Selle otsuse kontekst on arusaadav. Trump on varem juba öelnud, et Ameerika Ühendriigid võivad sõjalise operatsiooni Iraani vastu uuesti alustada, kui nad ei saa läbirääkimistelt kõike, mida soovivad. See tähendab, et maismaablokaad on ilmselt vahepealne majanduslik survevahend, mida käsitletakse alternatiivina või täiendava meetmena uutele õhurünnakutele, kuni läbirääkimised Omaani ja teiste vahenduskanalite kaudu jätkuvad. Nüüd teine suur uudis tänasest päevast ja minu arvates on see palju suurema kõlapinnaga. Donald Trump teatas täna oma sotsiaalvõrgustikus Truth Social järgmist. Tsiteerin. Täna jõudis rahunõukogu ajaloolise kokkuleppeni Hamasi ja kõigi teiste relvastatud rühmituste täielikust desarmeerimises Gaza sektoris. See on monumentaalne samm püsiva rahu ja turvalisuse suunas. Trump täpsustas, et pärast Hamasi ja teiste rühmituste desarmeerimist tõmbuvad Iisraeli väed täielikult Gaza sektorist välja. Ja jõustruktuuride asemel tulevad rahvusvahelise stabiliseerimisjõud koos uue Palestiina politseiga. Gaza sektorit hakkab juhtima tehnokraatlik rahvuslik komitee. See on struktuur, mis ei ole otseselt seotud ei Hamasi ega praeguse Palestiina omavalitsuse juhtkonnaga. Ja nüüd tänas Trump vahendamise eest Egiptust, Katari ja Türgit. Selline kokkulepe, nagu teada sai, allkirjastati 30. juulil Egiptuse El Alameinis. Ja see on esimene kord kogu selle terroriorganisatsiooni ajaloos, kui Hamas üldse nõustus mingite relvastuse piirangutega. Läbirääkimised kestsid kuid ja just lõppfaasis avaldasid Egiptus, Katar ja Türgi Hamasile püsivat survet, et ta võtaks vastu tingimused, mida ta varem kategooriliselt tagasi lükkas. Ja nüüd plaani kohaselt peab kogu Hamasi ja teiste relvastatud rühmituste raske ja kerge relvastus olema 6-8 kuu jooksul kasutuskõlbmatuks muudetud. Jätke see hetk meelde, kogu raske ja kerge relvastus. Aga loomulikult on siin üks nüanss. Juba mõni tund pärast Donald Trumpi avaldust sai selgeks, et Iisrael seda tehingut ei toetanud. Allikas Reutersile Iisraeli juhtkonnast ütles juba kuid enne Trumpi avaldust järgnist. Iisrael nõuab Hamasi täielikku desarmeerimist, sealhulgas relvade väljaviimist Gazast ja sektori täielikku demilitariseerimist kui eeltingimusi mis tahes protsessi jaoks. Ta rõhutas, et 15-punktine dokument, millest jutt käib, ei anna nendele nõudmistele rahuldavat vastust ja seetõttu esitas Iisrael oma vastuväited. Veel kord. Iisrael nõuab kogu selle relvastuse täielikku väljaviimist Gaza sektorist, aga see sektor, see tehing, mida Trump väidetavalt välja kuulutas, see näeb ette selle relvastuse hävitamist, rivist väljaviimist, kuid see jääb Gaza sektorisse. Axiossi andmetel kohtus Netanyahu juba teisipäeval ovaalkabinetis erisaadiku Steven Witkoffiga ja ütles talle, et Iisrael toetab läbirääkimiste jätkamist, kuid see sõnastus ei ole sugugi võrdne konkreetsete tingimuste heakskiitmisega, mis praegu laual on. Ja Jerusalem Posti andmetel edastas Iisrael oma vastuväiteid juba varem endisele Suurbritannia peaministrile Tony Blairile,
kes tegutseb praegu vahendajana. Ja üks eraldi allikas lisas, üsna karmilt, ei tehta erandeid ei konkreetse relva ega üksikisikute jaoks. Üks võim, üks seadus, üks relv ja mitte kuidagi teisiti. On ka vastutingimused. Teisalt teatas läbirääkimisdelegatsiooni esindaja Razi Hamad väljaandele Al Jazeera, et liikumine ei hakka relvi maha panema enne, kui Iisraeli väed on täielikult Gaza sektorist lahkunud. Pärast seda täpsustati Hamasi sees samuti üht olulist detaili. Tähelepanu, ma ei öelnud seda niisama, pidage meeles, punkti raske relvastuse kohta. Niisiis, Hamas väidab nüüd, raske relvastus jääb Gaza loodava Palestiina administratsiooni kontrolli alla ja seda ei tohi anda üle Iisraelile ega ühelegi teisele mitte Palestiina riigile. Ehk siis, kui uskuda Trumpi avaldust, on Hamas justkui nõustunud raske relvastuse hävitamisega, aga kui uskuda Hamasi enda avaldust, siis nagu pole ka nõustunud. Ehk siis, justkui milleski lepiti kokku, aga samas ei lepitud ka milleski kokku. Ja vabandage, aga see on klassikaline tupik. See on see, kumb oli enne, kas kana või muna. Muna või kana? Mida ma sellega mõtlen? Iisrael nõuab Hamasi relvitustamist kui eeltingimust Iisraeli vägede väljaviimiseks. Ja Hamas keeldub relvi loovutamast enne, kui Iisraeli väed on täielikult välja viidud. Ja nüüd teatasid USA ja Minski nõukogu esindajad ajakirjanikele, et relvitustamise protsess algab juba järgmisel kuul. Kuid juba see fakt, et Hamas sageli avalikult lükkab kokkulepped ümber pärast nende väljakuulutamist, muudab kogu selle konstruktsiooni äärmiselt hapraks. Samuti pole selge, mis saab võitlejate kerge ja isiklikust relvastusest. See küsimus pole lepingus üldse kuidagi kirjas ja iga võitleja võib öelda, kuulge, mul on siin 7 AK automaati, see on minu isiklik relv, te pole ju kirja pannud, mida sellega teha. See pole Hamasi liikumise relv, need on minu isiklikud automaadid. Mida nendega teha, pole kuidagi kirjas. Kogu saate kokkuvõte on järgmine. Esiteks, 1. Iraani maismaa blokaad ja tehing Gaza sektori osas on Washingtoni katsed saavutada tulemust diplomaatiliste ja majanduslike vahenditega seal, kus sõjaline surve on kas peatatud või muutunud liiga riskantseks ja kulukaks. 2. Mõlemal juhul sõltub plaani tegelik elluviimine kolmandatest osapooltest, kes pole avalikult oma osalemist kinnitanud. 3. Iraani naabrid blokaadi korral ja Iisrael Gaza sektori puhul. See tähendab, et Trump kuulutab taas. Me leppisime Hamasiga kokku, aga Iisrael teab sellest, kuid ei kinnita. Ja siis tahavad USA Iraani maismaa blokaadi, kuid selleks tuleb kokku leppida terve rea riikidega. Kas kokkuleppele jõuti või mitte, pole veel teada. Ja mõlemal juhul on oht, et plaan jääbki ainult paberile. 5. Kolmas idee Iraani blokaadist võib olla tähelepanu kõrvale juhtimine ja tegelikult valmistatakse ette hoopis midagi muud. Lähis-Ida jaoks tervikuna tähendab see ebakindluse perioodi jätkumist. Samal ajal on laual nii Iraani majanduslik lämmatamine kui ka Hamasi desarmeerimine. Kuid kummalgi neist protsessidest puudub selge sundmehhanism, kui üks osapooltes keeldub oma osa sellest kokkuleppest täitmast. No oletame, et Hamas ütleb, ma ei taha, ma mõtlesin ümber, mis siis teha? Või kui Iisrael ütleb, okei, te desarmeerisite Hamasi, aga meie ei vii oma vägesid Gaza sektorist välja. Ja mida siis teha? Need punktid ei ole üldse kuidagi kirjas. Siia panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused, kirjutage selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, olen teile selle eest tänulik, seda saab teha mis tahes annetusega selle video kirjelduse all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik, hoidke end. Kõigile head aega!